Juba teist päeva võtavad siin Harju rajoonis Turbas üksteiselt mõõtu teehöövlijuhid, teetöölised ja teemeistrid. Ühesõnaga mehed, kellest sõltub meie teede kvaliteet, kes teevad neid teid. Võistluste peakohtunik, Treti peainsener Aadu Lass. Mis te arvate, kui tihti nii korralikku tööd ka väljaspool võistlusi võib näha? Meie võistlejad ei ole esimest aastat väljas, mehed on kogemustega mehed ja ütleme, need, kes siia on saadetud, on kõik tublid töömehed ja teevad ka igapäevast tööd hästi. Millest sõltub üldse hea teekatte kvaliteet? Millest see saladus seisneb? Eks ta seisneb selles, et tuleb teda kõigi reeglite kohaselt teha ja tuleb ette nähtud normatiividest kinni pidada, mitte rikkuda tehnoloogilist protsessi ja selliselt tehakse ka kvaliteetset tööd. Paraku on meil teada, et paljudes venasvabariikides on tee parem kui meil. Miks see nii on? See on nüüd võib-olla subjektiivne suhtumine ka. Meil on kogu teedevõrk enam-vähem ühtlaselt korras. Osa venasvabariikides on vähem pööratud tähelepanu kruusateedele, külateedele, maateedele. Meil on võib-olla väiksem tähelepanu olnud peateede korrashoiul, millele me nüüd viimased aastad alles pöörame suuremat rõhku. On vabariigi siseselt ka midagi võimalik ära teha, et nende teede kvaliteet ikka edasipidi paraneks? Või segavad siin mingisugused objektiivsed põhjused, mis ei lase seda teha? Ei, ilmselt mitte. Ja see on kõik meie endi teha, et meie teed hoiaksime paremini korras. Karl Ellep, te olete nüüd enne viimast võistlusala liider. Kas on väike närv ka sees? Kindlasti. Ega ei ole kerge, siin on tugevaid mehi koos palju ja ikka võtab mõju. Kui te nüüd koju lähete, öelge palun, kas hakkate ikka sama hoolsalt tööd edasi tegema või toimub nagu mingi lõdvaks laskmine? Tööd tuleb teha edasi samuti ikka, jah. Trassid tuleb üle anda siin selle kuu jooksul, isegi vist veel üks trass ja tuleb jätkata samas vaimus.